Oleme jõudnud Kernikasse. Sellel paigal on baskide ajaloos eriline koht. Ta on olnud ja on ka praegu baskide vaimne ja poliitiline keskus. Samuti ka baski natsionalismi traditsiooniline keskus. Alustame tutvumist linnaga Fuerose väljakult. Väljaku keskele on püstitatud linna asutaja Graf Tello kuju. 3 küljest väljakut piiravates hoonetes asuvad raekoda, rahumuuseum ja kunstimuuseum. Veidi eemal seisab Santa Maria kirik. See gotistiilis ehitatud kirik alustas tööd juba 1418. aastal. Olgu siinjuures öeldud, et Kernikale endale pandi alus 1366. aastal. Edasi liikudes jääb teele Baskimaa muuseum. Siin saab täielik ülevaate Baskimaa ja selle rahva ajaloost ning kultuurist, kaugest minevikust kuni tänapäevani. Kernikas asuvad ka Baskimaa 2 kõige tähtsamat sümbolit, Biskaya assamblee ja Kernika puu. Need mõlemad on paigad, kus Biskaya valitsejad ja baski poliitikud kohtusid, et langetada tähtsaid otsuseid, mis mõjutasid baski rahva saatust. Läbi kogu varajase keskaja oli Euroopas, sealhulgas ka Baskimaal, üldine komme erinevate kogukondade liidritel tulla kokku mõned suure tuntud puu all, et luua seadusi ja teha kokkuleppeid. Baskimaal oli pea igal linnal taoline oma puu, kuid lõpus kujunes selleks kohaks Kernika tamm. Siin kohtusid baski kogukonna liidrid Biskaya valitsejatega. Ka Hispaania kuningas Ferdinand andis siin 30. juunil 1476. aastal tõotuse austada baskide seadusi ja neist kinni pidada. Seda ajaloolist sündmust kajastab ka maal kuninglik audients. Esimene dokumenteeritud fakt Kernika puu kohta ulatub tagasi 14. sajandisse. Biskaya assamblee koduks oleva hoone Casade Juntase kõrval olevas aias võib näha 1742. aastal istutatud puujäänuseid. Vahepealse aja jooksul on istutatud ka teisi uusi puid, kuid alati on säilitatud järjepidevus. Uute istikute saamiseks on kasutatud eelmise puu tõrusid. Noor tammepuu, mida võib praegu näha tõotuse andmise tribüüni ees, on istutatud 2015. aastal. Üldse on Kernika puu muutunud baski identiteedi sümboliks ja iseseisvusliikumise katalüsaatoriks. Nagu juba eelnevalt sai mainitud, on Casade Juntas maja, mis seisab Kernika puu kõrval ja on koduks Biskaya assambleele. Hoone on projekteeritud ja ehitatud Antonio Echebarri poolt aastatel 1826 kuni 1833 uusklassitsistlikus stiilis. Majja sisenedes satume kõigepealt ruumi, mida kutsutakse klaasmaalingute saaliks. Algselt oli see lahtine siseõu, kuid 1964. aastal otsustati ta katta katusega ja siin avati Baski ajaloomuuseumi filiaal. Lisaks ajaloolisele mööblile täiendab ruumi ka suur kolmikmaal, mis meenutab kohutavat tormi 20. aprillil 1878. aastal, mis tappis 200 Bermeo kalurit. 1985. aastal kaeti saali lagi aga tohutu klaasmaalinguga, mille pindala on 235 ruutmeetrit. Maaling kujutab endast Baskimaa allegooriat. Sellel võib näha Kernika puud, Guernica arbolat ja vana seaduste raamatut Leget Sarrat. Kujutatud on ka Baskimaa majanduse põhiharude esindajad, kalurid, talupojad ja metallitöölised.
kogu maalingut raamivad tuntumate Biskaia ehituste ja hoonete kujutised. Casa de Juntase põhiruumiks on aga assamblee saal, mis on ehitatud kokku vana kirikuga. Temas on ühendatud nii parlamendi kui ka kiriku funktsioonid. Tumedal aega ruum on ellipsikujuline. Külgseinte äärde jäävad tõusvas reas pingid saadikutele. Sissepääsu vastas seina ääres on aga presidendi laud. Ruum on kaunistatud Biskaia erinevate valitsejate portreedega ja mõnede elementidega kirikust, mis kunagi asus samal kohal. Pildid on maalitud 17. sajandil. Klaasmaalingutega akende vahel asuvad tahvlid erinevate seaduste vastuvõtmise kuupäevadega. Kõrgemal sissepääsu kohal on näha ka maal kuninglik audients, mis kujutab Hispaania kuningat Ferdinandi andmas vannet Guernica tamme all. Guernica puu ja Biskaia assamblee on tuntud põhiliselt Põhja-Hispaanias, kuid on üks sündmus, mis tegi Guernica sõna otseses mõttes üleöö tuntuks kogu maailmas. 26. aprillil 1937. aastal Hispaania kodusõja käigus pommitasid linna Saksa Lufthansa Condor Legioni lendurid. Rünnak algas kell 4 peale lõunat ja kestis üle 3 tunni. 70% linnas purustati täielikult, 20% hoonetest sai tugevasti kannatada. Seepärast ei olegi Guernicas enam vana linna selle klassikalises mõttes. Tsiviilelanikke sai erinevatel andmetel surma 300 kuni 1650. Sakslased ründasid, et toetada kindral Franco püüdlusi hävitada Biskaia parlament ja Hispaania vabariigi valitsus. Linn purustati, kuid imekombel jäid mõlemad Baski sümbolid, assambleehoone ja Guernica puu terveks. Kunstnik Pablo Picasso maalis ajendatuna sellest sündmusest tänaseks maailmakuulsaks saanud teose Guernica, et näidata selle barbaarse pommitamise õudusi, kannatusi ja vägivaldsust. Pildi mõõdud on 3,49 korda 7,76 meetrit. Kasutatud on ainult 3 värvi, musta, halli ja valget. Pildi originaal asub praegu Madridis, kuninganna Sofia muuseumis. Kuid Guernicas on selle originaalsuuruses reproduktsioon, millega saab iga linna külastaja tutvuda ja end selle taustal pildistada lasta. Seda tegime otse loomulikult ka meie, et mingi mälestus Guernicast lahkudes kaasa võtta.